Tere tulemast! Mina olen Kristiina Treial sihtasutusest Kiusamisvaba Kool ja meie 3. väikeses videoloengus uurime lähemalt, mida saab õpetaja teha siis, kui ta kahtlustab või märkab kiusamist. Esimene asi, kui ma märkan, et midagi toimub ja hakkan kahtlustama, et see võib olla kiusamine, on see, et ma teravdatud pilguga jälgin, mis toimub. Millised on osapoolte reaktsioonid? Mida teeb see laps, kelle pihta neid asju tehakse? Kas ta väljendab ärevust, stressi, pinget, tõmbab ta kühmu või äkki naerab närviliselt kaasa? Päris paljud teismelised näiteks püüavad teiste rünnakutega toime tulla niimoodi, et nad naeravad närviliselt kaasa, püüdes päästa, mis päästa annab. Teine asi, mida ma teha saan, on jälgida kõrvalseisjate reaktsioone. Kas nad samamoodi tõmbuvad tähelepanelikuks pingesse, vaatavad, mis järgmiseks tuleb? Sest kui kaaslased teavad, et seal on olemas kiusamise suhe, siis nad üldiselt hakkavad jälgima, mis järgmiseks tuleb või siis põgenevad minema. Kui mul ikkagi kahtlus on, siis et rohkem infot saada, on alati mõistlik arutada oma kolleegidega oma kahtlusi ja tähelepanekuid, kuulata, kas nemad on ka midagi märganud. Sest kui meil on kiusamine, siis see ei ole ühekordne juhtum. Neid on olnud ka varem võib-olla. Ja võib-olla neid pole minu tunnis olnud, aga teistel õpetajatel on olnud. Ja selle koha pealt tasub alati rääkida ka lapse klassijuhatajaga, kui sa seda ise ei ole. Jagada oma sellist väikest muret. Sest võib juhtuda, et kolleegidega te saate pildi kokku ja saate teada, et see laps on võib-olla juba päris mitu kuud või lausa mitu õppeaastat kannatanud kaaslaste halvustava suhtumise all. On võimalus ka pakkuda toetust otse sellele lapsele, kellele praegu liiga tehakse. Ehk siis peale tundi leida vaikne, delikaatne hetk, kus sa saad talle ligi minna ja küsida, et ma märkasin, et tunnis juhtus midagi, mis tegi sulle ebamugavust. Mis see oli? Saad sa mul sellest lähemalt rääkida? Kas see oli midagi sellist, mis juhtus esimest korda või on taolisi asju varemgi juhtunud? Kui tõsine see sinu jaoks on, kas sa äkki vajaksid abi? Ja selgitada, et kõik õpilased on väärt lugupidavat kohtlemist ja kellegile ei tohi liiga teha. Ja iga laps, kellele liiga tehakse, väärib kiiret abi ja toetust. Kui sul on võimalik, paku kannatavale õpilasele abi. Abi pakkumine võib olla väga kriitilise tähtsusega, sest kui on uuritud kiusamise all kannatavate õpilaste lugusid, siis vahel see kõige valusam tõdemine hilisemas elus takkajärgi vaadates on see, et mitte keegi ei hoolinud. Kõik nägid, mis minuga toimus, ka õpetajad nägid, mis minuga toimus, aga keegi ei võtnud midagi ette. Keegi ei aidanud mind, keegi ei peatanud. Ja need õpilased, kellel on vähemalt üks toetaja, kas siis õpetaja või kaasõpilase näol, need tulevad nende kiusamise traumaatiliste tagajärgedega palju paremini toime. Nii et võib juhtuda, et sinu toetav õlg, toetav sõna, julgustus, abipakkumine on see superkangelase tegu, mis just selle lapse sellel hetkel päästab. Võib-olla kõige mustematest mõtetest üldse. Paku abi. Kui selgub, et laps vajabki abi, siis on sul oluline teada, millised abi saamise võimalused lapsel koolis on. Näiteks, kui meil on nüüd tegemist kooliga, mis on liitunud Kiva programmiga, siis neil on välja õppinud Kiva tiim, kellele sa saad siis enda käes oleva info juhtumi kohta anda ja nemad juba toimetavad sealt edasi, kasutades konkreetseid juhtumite lahendamise mudeleid. Ja enamasti sellised sekkumised on tõhusad ja aitavad siis lugu lõpetada. Kui sul koolis sellist väljaõppinud tiimi ei ole, siis tasub vaadata, mis võimalused on, mis on teil koolis kokku lepitud praktikad. Kas on see klassijuhataja, kellega koostöös saab hakata juhtumit lahendama või on olemas tugispetsialist, kellel see pädevus ja võimalus olemas on. Nii et otsi abivõimalusi lapsele. Anna see abivajadus edasi. Ja samal ajal ise jälgi, kuidas läheb ja paku jällegi võimalusel toetust.